Mootorite maailmas on enduro areng olnud igati tähelepanuväärne. Just viimaste hooaegadega on ühest harrastusest saanud läbi terve aasta kestev vaatemänguline spordiala, mille populaarsus ja harrastajate arv on hüppeliselt kasvanud. Reedmoto esindaja Priit Piine oli lõppenud hooajal ainus eestlane, kes tegi kaasa maailmameistrivõistluse 7-etapilise karusselli. Noorele võidusõitjale oli see ränkraske katsumus, mis venitas võistluskalendri enneolematult pikaks. Esimene tõsisem mõõduvõtt oli juba veebruarikuus Soomes ja võistluskarussell lõppes oktoobris Eesti meistrivõistluste viimase etapiga Arukülas. See 2 päeva möödus suhteliselt kiirelt, et natukene ilmataat mängis siin vimkat, et vihma sadas eile terve päev ja suhteliselt külm oli, aga õnneks oli ring lühike ja katsed nagu nii hulluks ei läinud, et läks suhti kiiresti. Sinna vahele mahtusid maailmameistrivõistluste 7 etappi, mis oligi selle hooaja raskus keskmes. Uueks tsikliks oli Yamaha 450 Rootsi Johanssoni meeskonnas ja võistlusklassiks Junior 2. See oli päris keeruline hooaeg sulle. Natukene oli et küll oli peapõrutus, küll oli küünarliiges, kes liigesest väljas, aga vähemalt oli suhteliselt nagu rahuldav, et uue tsikliga harjusin hästi ära ja vahepeal käisin kaitseväes, mis võttis natukene nagu mõtteid mujale ja üldiselt oli väga hea. Maailmameistrivõistluste parim tulemus sündis alles sügisel eelviimasel etapil Boheemia mägistel teedel, kus esimesel päeval oli Priit 7. ja teisel päeval 9. Maailmameistrivõistluste üldkokkuvõttes oli Priit Piine Junior 2 klassis 12. Uue meeskonnaga olen väga hästi kohanenud, et praegult on vähemalt jutud, et ka järgmine aasta jätkan sama Rootsi tiimiga, et see on väga hea. Ajalooliseks saavutuseks oli kindlasti ka meeskondlik võit Euroopa meistrivõistlustel Soomes, kus Itaalia ja Eesti ühismeeskonda kuulusid Elari Talu ja Priit Piine. Kogu pika hooaja jooksul suudeti fookuses hoida ka Eesti meistrivõistlused, kus loomulikult oli eesmärgiks E2 klassi võit ja sellega tuldi toime lausa enne tähtaegselt. Ometi oli viimasel etapil Aruküla teedel põnevust piisavalt. Eesmärk oli ilusti lõpetada, et kui ma ei eksi, siis oli juba eelmise etapiga mul Eesti meistritiitel kindel, kuid see etapp veel sai Balti meistrivõistlustel saada punkte ja ka muidugi Eesti meistri üldi tiitel oli veel mängus. Reedmoto meeskondlik esikoht sai selgeks alles just Arukülas. Põhikonkurendiks sealjuures Läti meeskond. Lõunanaabrite vendade Wintersite dünastia on küll lagunenud, ometi on lätlased leidnud uue, aga tegelikult ju varem läbiproovitud valemi. Kõik saab alguse tugevast motokrossi taustast. Nad on uue laine peale võtnud, et Ivo Steinbergsen, vana siis hästi kiire krossisõitja, et tema on nagu võtnud väga selle enda asjaks, et endurat nagu arendada ja tal on paar õpipoissi, kes on ikka väga nagu üles saanutanud emale, et see teeb nagu Balti sõidud palju huvitavamaks, et ei ole enam ainult ala mina ja Talu, kes seal ees otsas sõidavad, vaid nüüd on palju rohkem inimesi seal ees, et on võitlust kogu aeg. Uuel hooajal võtavad nii Priit Piine kui Reedmoto meeskond taas kõrged eesmärgid ja nende täitmine vajab ühispingutust. Just Reedmoto meeskond on Eestisse toonud maailmameistrivõistluste etapi, mis saab teoks Saaremaal. No ma arvan, et eestlastele on see muidugi väga hea, et seal peaks liivane pinnas olema ja see on ju täielik meie maiuspala, et eks ole näha. Mina pole ausalt olla kuulnudki, et enduromehed oleks väga Saaremaal võistelnud. Ega ma ei usu, et seal on olnud, ega ma väga ajalugu ei tunne ka selle enduro poole pealt, aga ma arvan, et seal ei ole mitte ühtegi enduro võistlust olnud. Siis saate ajalugu teha. Täpselt nii ja muidugi ka maailmameistrivõistlustega, et see on nagu väga äge.